legendi loengija ja esineb Hannes Raks. Tervist! Suur tänu Vilja Lausmäele inspireeriva loengu eest. Austatud rektor, austatud dekaan, austatud Kunstiakadeemia, suur tänu võimaluse eest seda loengut siin pidada. Kui lubate, siis võtsin siia tahvile mõned skeemid. Ma joonistan siia ühe skeemi, mis võiks kirjeldada Bologna süsteemis kehtivat klausülbet. Võiks seda, kus A tähistab akadeemiat ja D siis vastavalt siis tööturgu. PA. See on kahtlemata ülimalt ratsionaalne nagu skeem, mille käigus siis eesmärk on saada turule võimalikult ruttu töömesilasi. Ja see on täiesti mõistetav, et sellist skeemi viljedatakse, kuna need vahendid, mida siis tudengitele kulutatakse, on loomulikult nagu piiratud. Kahjuks on piiratud ka aeg, mille jooksul siis tudeng peab küpsema ja erialase pädevuse omandama. Ma täiendaksin veel ühe skeemiga seda, mida ma laenanud Eik Hermanilt, mis puudutab siis turvatsooni. Et kui mõtleme turvatsoonile, siis sellest on aeg-ajalt oluline käia väljas ja siis turvatsooni tagasi pöörduda. Ja läbi selle käimise tekib meil uus turvatsoon. See skeem siin on justkui kiirtee, justkui kanal, justkui Suessi kanal Aafrika ja Euraasia vahel. Et tõepoolest see toimib ju igas mõttes väga hästi, laevad liiguvad, aga see ei ole seostud hariduse põhieesmärgiga, milleks on otsimine ja avastamine. Et kui mõtleme sellele kanalile, siis selle kanali ümber on samamoodi kallasrada, mis moodustab siis sellise turvatsooni, mille käigus siis erinevad piiridele rõhudes tehakse avastusi. Aga viis, mismoodi mina näen haridust, võiks välja näha midagi taolist. Ja see oleks hariduse tee. Ja me alustame samamoodi akadeemiast ja jõuame samamoodi tööturule. Ja loomulikult on tähtis hariduse jooksul eriala kitsapiirilised kvaliteedid. Ja jätkuvalt, et kuna see suund on ka siis sellel liikumisel punktist A punkti D, siis isegi kui me väljume sellest eriala kitsapiirilistest kvaliteetidest, jõuame varem või hiljem sinna jälle taas tagasi. Ja kui siin on selliseid momente, seda kohta võiks siin iseloomustada ju järgmiselt, et siin ju tegelikult me liigume sellest algsest suunast ju suisa eemale. Ja minu jaoks on siin tegemist sellise kriisisõlmega. See on tinglis skeem, et skeeme on haridusseel kindlasti mitmeid. See on see koht, kus tudeng on kaotanud pinne alg alt, ta ei tea kuhu suunas nagu liikuda, mida tegema peab. Aga just hariduse seisukohast on need skeemid või need umbsõlmed on kõige olulisemad. Nagu te näete, siin võib olukord minna veelgi halvemaks, enne kui ta hakkab minema paremaks. Ja see on kõikide haiguste puhul ka tihti nii või paranemistega seotud nii, et enne kui sa hakkad paranema, võivad asjaolud minna veelgi halvemaks. Ka sellel skeemil või sellel liikumisel on tegelikult piirid. Ja ma nimetaks seda siis ekslemise ruumiks. Ja selle piiri sisu on hariduse andjate poolne vastutus. Et senikaua, kuni need tudengite teed ja tudengite liikumised naasevad ikkagi siia ja püsivad siin kuskil põhisuuna või põhitee ümber, on minu arvates asjad hästi. Kui tudeng alustab punktist A või liigub
mis iganes punktis siin sellel teel mingis suunas ja temast ei ole enam aastaid kuulda. Et siis võiks tegelikult jah küsida, et kuidas ja mismoodi, et või kas see meetod on õige. No see võib rääkida sellest, et meie lihtsalt nagu kõikumise amplituud on suurem. Aga seniks, kui me püsime sellel teljel ja jõuame sinna sellele teekonna lõppu, siis on asjad minu arvates hästi. Mis osas on see skeem veel oluline, et hariduse õppimine on seotud takistustega. Ja see on just nagu siin, seda võib vaadata ka kui sellist Soome jõe sängi, mis ümber puude ja kivide siis niimoodi onkleb ja leiab oma teed. Ja need takistused on täpselt need kohad, kus õppimine samamoodi toimub. Et kooli ülesanne on, ütleme uus, kui see pool siin on justkui pluss ja see on siis justkui tinglikult nagu miinus, siis tudengid tuleb loomulikult ohjata. Loomulikult neile tuleb luua nagu turvatsoon ja väga oluline on selle turvatsooni puhul ka see, et mismoodi ta on seotud selle ekslemisega. Tudengid saab lasta ekslema ainult siis, kui ta tajub, et on toetatud ja see on mingis plaanis turvaline. Aga ühesõnaga jah, et kui tudengite puhul on ka nii, et vahest tuleb neile ka piire ette panna, et juhul kui nad tõusevad justkui liiga kõrgele ja samamoodi tuleb neid toetada, juhul kui nad kukuvad liiga madalale. Et see on õpetaja roll ja ma ei taha kasutada kuidagi seda sõna armastus. See kõlab hirmus kuidagi läägelt, aga tudeng peab seda tajuma, et see armastus nagu eksisteerib sellest, et kuigi ma saan aru, et see kõlab kuidagi veidralt ja võib-olla, ma ei teagi, justkui nagu paljud vaatad esoteerika valdkonda nagu kalduvalt, aga see selles mõttes momendina või nii-öelda olulise õpetamise juures on see väga, väga tähtis. Ja kui ma teeks siia veel ühe skeemi, siis tänapäeva noorte puhul räägitakse, et nad on kasvanud justkui vati sees. Räägitakse lumehelbekeste põlvkonnast, ei saa mitte milleski hakkama ja kes on kuidagi ära hellitatud. Mul ei ole väga suur õpetamise kogemus, aga ma võin öelda tõesti nii, et noored on tõesti kasvanud vati sees. See vastab tõele. Aga see vatt, mis puudutab noori, kes on sündinud 90-ndatel ja 2000 sajandi vahetusel, see vatt ei ole selline vatt nagu tänapäeva kivivill, mida siis isolatsioonimaterjalina saab kasutada. See on pigem nagu siuke tõeline nõukogude aegne klaasvatt, mis on küll soe ja pehme, aga väga teravalt torkiv. Ma näen selgelt seda, kuidas noorte puhul jookseb mustrina läbi see, et need ei ole märgatud, need ei ole tähele pandud. Et nende sündimine kasvanud on langenud aega, kus toimus riigijuure vahetus ja kus vanemad olid väga-väga hõivatud ja on jätkuvalt väga hõivatud. Ja see on selge nagu välja jätnud ka noorte enesekindlusele, noorte kujunemisele, et võib muidugi arutada selle üle, et kas nagu erialaõpetades on vaja sellele nagu keskenduda, kas sellega nagu peaks nagu tegelema. Aga mina väidan, et on. Ja ma tunnen, et kuskil väga sügaval tasandil tuleb mingisuguseid protsessi mõista. Ja et alles siis, kui see mõistmine on nagu toimunud, siis sellele pinnasele saab õpetaja üht-teist ehitama. Ja see ehitamine loomulikult ei toimu üksi, et selle mõttes seda ehitab ju noor samamoodi ka ise. Ja mitte ainult kool, et tegelikult õpetamine toimub ainult akadeemia seinte vahel, et õppimine toimub igal pool, seda on trollibussis, bussipeatus, kaupluses, suhtlemisi sõpradega, suhtlemisi sõgulastega. Ja kui mõtleme, et need noored, kes meile gümnaasiumis saabuvad, need oleks justkui nagu sellised konservipurgid. Ja ülikooli roll on siis, mina õpetaja rollina, enda ma näen seda õpetaja rolli, et on see konservipurgi siis avamine. Et siit saab siis justkui miskit sisse anda. Ja see avamine on üks, kahtlemalt väga keeruline nagu tegevus, et ma arvan, et ma väga osav selles olen. Siin on arenguruumi päris palju. See avanemine on seotud sellega, et
selleks, et õpilane avaneks, et ise oskama avaneda ja seda tundlikult teha, see on, ma arvan, et see ei tea, kas seda üldse on võimalik selgeks saada, seepärast, et kui ma räägin ka veel, naasen tagasi selle sama õpetamise skeemi juurde, siis isegi kui me loome selle turvaskeemi, turva siis tsooni skeemi või turvatsooni siis piiri, siis selle käigus toimub väga palju tegelikult kontrollimatut. Mida võib küll arvata, et sa suudad nagu juhtida, andes siis nagu siis erialaseid teadmisi või ka tundes nagu sellest nagu inimpsühholoogiat, kuid jätkuvalt selles toimub väga palju kontrollimatut. Ja seda on öelnud ka inimesed, kes on eluaeg olnud pedagoogid, kes võiks just nagu kogemus olla. Oli see konservipurk, eks ju, kes meile siis gümnaasiumist nagu saabub. Et mõnes mõttes on ju, ma ei ole ka sellest ka nagu lõpuni nagu kriitiline, et kui seda võtta kui nagu teokoda, siis konservikarbi gaas on ju ka, gaas ja siis kest on ka see, mis neid kaitseb nagu siis igasuguste mõjude eest. No üldiselt vahest tuleb avada ka selle purgi alumine nii-öelda osa, et lasta siis see kogu informatsioon välja. Et kui me räägime sellest, et nagu vertikaalsete lõõride umbesolekust või ühesõnaga meedias on sellest juttu olnud, siis ega seda lõpuni tegelikult muidugi teha ei saa ja ma ei tea isegi seda, et kas see on üks õpetaja roll, et neid vertikaalseid lõõre avada. No neid võib üritada avada, aga seda muidugi seda alumist osa, seda alumise kaane avamist ma pigem nagu väldiksin, et see on ikkagi, see on midagi sellist, seepärast, et seda peab tegema tundlikult, seepärast, et kogu see konservipurgi sisu, seda on ju hoole armastusega sõbrad, perekond, eelnevad õpetajad, lasteaiakasvatajad, kõik siia sisse vadunud. Ja seetõttu ma pigem väldiksin sellist nagu õpetamise laadi, et gümnaasiumist tulnud noor inimene tuleks korralikult ära lammutada ja siis saaks talle või nii-öelda see kogu see lõõri sisu puhtaks teha, et siis saaks valada selle oma segu sinna sisse, et ma arvan, et loomulikult on nagu oluline siia nagu valada ühte või teist, aga ma arvan, ma näen nii, et see, mis siia ideaalis võiks kanduda, see proportsioon ei peaks olema ka justkui nagu õli ja vesi, kus vesi jääb jätkuvalt siis alla ja õli ülesse, vaid see võiks olla justkui mingi värvaine, mis muudab selle kogu konservi sisu siis teisejärguliseks. Ja ülikoolist väljudes, enne kui siis konserv saab peale selle ülikooli templi, võiks, või isegi mitte võiks, vaid see tuleb see gaas taas sulgeda. Ja see gaasne sulgemine on kahtlemata väga oluline. Seepärast, et ühest küljest olles haavatav tähendab seda, et see tähendab ka võimet võtta vastu informatsiooni. Aga minu eesmärk on anda rääkida tudengitele avatud oleku olulisest, aga samal ajal ka anda neile selliseid just nimelt järvekarbi oskused, et hädaohu korral seda kaant siis sulgeda. Et see on samamoodi siis tähtis. Aga see kõik, et mis siis siia purgi siis läheb, millised või palju ühte või teist komponenti lisada, see on loomulikult nagu mõõdutunde nagu küsimus. Ja see on taas väga tähtis, see on õpetajatöös ülimalt tähtis moment ja samal ajal ka väga keeruline moment ja mul selgelt vastust sellele ei ole. On lühema aja jooksul olnud paremad praktikaid ja võib-olla keerulisemaid olukordasid. Aga ilmselge on see, et erinevate tudengite mõõt just nimelt on erinev. Ja ühele võib oleda rohkem, teisele vähem. Ja lõpuks see koostis või ütleme siis uus konserv, mis siis ülikoolist väljub. Need on erineva koostisosaga ja mis oleks siis sellise konservina, ütleme niimoodi, kui siia veel panna süütenöör külge, siis võiks tegemist olla mingisuguse pommiga, mis
võiks plahvatuse korraldada. aga see plahvatus ei tähenda seda, et ta peaks suunduma kuhugi võimalikult asustatud paika ja seal siis kõik maa tasa lammutama. see võib tähendada teinekord ka seda, et võib-olla ei pea mitte midagi tegema. et olen märganud, tõesti küll üsna arglikult, aga siiski tudengite töödes selliseid seisukohtasid, et võttes semestriprojekti ette, üritatakse tekitada võimalikult vähene sekkumine. ma arvan, et see on midagi üsna erilist ja midagi väga kaasaegset. seepärast, et meie erialaga seotult on see arhitektuur üldse on ju olnud läbi aegade ehitamine. ja mulle väga meeldis üks aine, mis meil oli eelmisel semestril õppekavas. seda andsid kavakava arhitektid ja selle eesmärk oli rajada interjööritrepp. aga see parameetrid olid sellised, et trepp tuli rajada sellised, et see teeks olukorda halvemaks. ja see on üks oluline oskus, et kuidas käituda ruumiga või üldse loodavaga selliselt, et lugeda läbi kogu see eelnev informatsioon, mis seal eelnevalt on ja kuidas võimalikult vähe sinna juurde siis lisada, et ehk siis taas on see seotud selle mõõdutundega. aga nüüd on siis nagu otsustajaks juba tudeng ise. ja see ei ole muidugi kerge, selles mõttes inimeste ego on ju enamasti ikkagi suur, et igaüks tahab endast jätta juba ustumatut mälestust. ise samamoodi on sellest patust piinatud. aga noh, vähemalt ma olen seda enda jaoks kuidagi nagu teadvustanud, et see on nagu eesmärk, et kuidas, mismoodi nagu toimetada selliselt, et see panus, mille sa siis annad või isegi andmata jätad, et selle isegi andmata jätma minu arust, et see on keerulisem, see on tunduvalt keerulisem ühesõnaga. aga see käeline tegevus või ehitamine üleüldse, sellest oli ka eelmises loengus pisut juttu, see on kahtlemata väga, väga oluline. et kui ma teen siia järgmise skeemi, siis oli juttu sellest, et miks me neid erinevaid objekte siia-sinna rajame, siis üks lihtne nagu põhjus, mis on sihuke esmane põhjus, mis mul kuidagi on vähe tulnud, on see, et just nende loodusesse rajatavate objektide kaudu, Eestimaa loodusesse rajatavate objektide kaudu. ma arvan, et läbi selle saab noortele anda sellist kvaliteeti nagu kodumaa armastus, kui see kõlab jälle kohutavalt juustuselt. aga ma arvan, et see on päris oluline teema ja sellest on päris keeruline ka rääkida niimoodi, et see oleks kuidagi adekvaatne. noh, teine variant on et see ei ole nüüd, kui keegi nüüd lastele lugenud seda Väikest Printsi ette, siis see ei ole nüüd madu, kes on elemendi alla neelanud, vaid see on just nimelt kaabu. ja kui me seda kaabut nagu veel täiendame siin sellise väikse vuntsi joonega, siis võib-olla te mõistate, et millest juttu käib. ja käelise tegevuse puhul, see on oluline kindlasti arhitektuuriõppes ja disainiõppes üleüldse. aga ma olen kuidagi kogenud seda, et see on väga oluline ka sellise sotsiaalse läbimise ja empaatia nagu arendamisel. tudengitega siin-seal maailmas ringi liikudes olen märganud, et kõik need korrad, kui me oleme käed külge pannud mingitele mis iganes asjadele, kas või puuriite ladunud, on see kogemus sootuks teistsugune. see tähendab seda, et tudengite empaatia, kuigi see on ka samamoodi väga juustune sõna, ilmselgelt kasvab, nad mõistavad asju poole sügavamalt. ja
vahet ei ole, mismoodi see sõna kõlab, siis selle tunne, et sa mõistad mingisuguseid protsesse laiemalt, et sa ei näe asja ainult iseenda vaatevinklist, on kahtlemata tänapäeva noortel üks probleem. Ülimalt oluline on, et mõista, et mis erinevaid kultuuriruume, erinevaid taustasid ja nii edasi. Ja kui tänase loengu nimeks sai pandud seest välja, siis see uurimine on minu jaoks sihilikult seotud sellega, et me uurime erinevaid kihtisid, mis inimese ümber on. Olgu need siis ajalugu, loodus, erinevad veel siduserialad. Ja see on minu puhul eesmärgiks, et mõista inimest, et mis on siis nagu need inimese need aspektid, mis siis inimest kujundavad ja mis on need väljad, mis siis inimese puhul oluliseks on. Ja kui ma räägin veel haridusest või hariduse nagu nägemist või kujunemisest, siis teeksin sellise skeemi, kus ma kirjeldaksin seda protsessi, mis toimub juurestikuga ja maal toimumaga. Ja ma arvan, et see ongi hariduse sisu, et luua pinnas, kus juurestik saaks väga laialt ja tugevalt areneda. Ja et õpilane on siin selles skeemis siis sellise vitsana, kellest võiks aja jooksul areneda siis puu. Ja noh, kui ma eksi, siis peaks olema nii, et mida laiem on juurestik, ühesõnaga, et siin valitseb siis teatav sümmeetria, et lai juurestik ja lai võra ja tugevad oksad on siis omavahel seotud. Ja küsimus on hariduse puhul tihti see, et tulemused, mis on need tulemused, et see, eriti kui haridus on protsessi keskne, et milliste tulemusteni me siis hariduse siis lõppedes või siis noortel diplomid andes jõuame. Et ühesõnaga minu jaoks on see kuidagi meenutab sellist olukorda, kus meil virtuaalsete okste küljes küsitakse, et kus on siis need õunad. Ja noorte puhul ka, et just kui nad lähevad turule ja satuvad siis näiteks moosivalmistajate juurde, moosivalmistajad küsivad, kus õunad on, ma tahtsime hakata kohe moosi keetma, aga õunasid ei ole veel. Ja õunad on need, mis tekivad aja jooksul, et need selleks läheb aega veel, et nagu ma ütlesin, et haridus ei lõppe siin selle konservipurgiga. Haridus areneb ja kestab pidevalt edasi, et see on, mul väga sümpaatsed ei ole sellised nagu seisukohad, kus keskeal minna ütleb, et ma olen nüüd ennast kuidagi elust paika saanud, ma olen nüüd valmis. Et ma arvan, et inimese ülesanne on pidevalt liikuda ja pidevalt nagu areneda. Ja samamoodi peab ka haridus või siis ka noore harimine jätkuma tema enda vastutuse kahtlemata, aga ka tööandja vastutuse või siis kogu ühiskonna vastutus. Et need liikumised on olulised. Et ma vabandan, et ma lõpetasin. Küsimuste aeg. Ma küsiks algatuseks, mida tähendab sinu jaoks mõiste? No ma defineerin seda eriala skaalapõhiselt, et ma sellist nagu punast joont sise- ja välismundi vahel ei tõmba. Kogu see nende kvaliteetid, millega ma olen tegelenud, need me näeme. Ma kindlasti usun sellest, et skaalapõhine kvaliteet eksisteerib.
ja sellele tugevusele on oluline rõhuda. kas ma võin edasi küsida? Palun. Et kui vaadata seda joonistust, siis on algul tekib, et saada nii-öelda läbida see joon sinu vaatest siis niimoodi sinka-vonka. Et ütleme, et see on piiratud aeg. Kui me võtame bakalaureuse tasemed 3 aastat, et vaadata nüüd seda teekonda, mis sul on joonistatud, et see siis näiliselt kujuneb oluliselt pikemaks. Et kuidas sellel teekonnal luua siis sellele gümnaasiumist tulnud õpilasele, kellel on eelnevalt olnud teine lähenemine, konservis on joonistatud, et luua selline süsteemne baasteadmised pagas, mille pealt ta võiks hakata seda sinka-vonka teekonda läbima. Et kui sa viskad ta nii-öelda kohe tundmatusse või teadmatusse, ilma et tal oleks üldse pagasina midagi kaasas, et võib-olla ta on nagu sinuga võrreldes ebavõrdses olukorras. Ebavõrdses olukorras on õpilased ja õpetajad nii, et naa, see on selle kasvatussuhte nagu olemus, et see suhe on ebavõrdne. Aga kasvatussuhte puhul on, loomulikult on õpetajal on see vastutus. Selle kontseptsiooni puhul on ülimalt, see turvatsioon eksisteerib samamoodi, et tegelikult nii-öelda see, et lastakse noort kukkuda, see loomulikult peab olema see kõik järelevalvajate all. Ja ma kritiseerisin seda 3 aastat seetõttu, et jah, et tõesti nagu näha on seda spagetti on siia päris keeruline see 3 aasta sisse ära paigutada. Aga intensiivselt on see võimalik siiski, et ideaalne, mismoodi tegelikult ideaalselt nagu siis õppeprotsessi näen, on siiski 3+2, et oleks integreeritud õppe vähemalt siis 5-aastasena. Et sellisena peaks see õppe välja nagu nägema. Et 3-aastasena, et kui tudeng 21-aastaselt on põhimõtteliselt võimalik, et õpetada baka, et see on peaaegu tegelikult nagu murdeealine. Et millega saaks siis bakalaureuse lõpetada ja siis omada seisukohta, et mul on kõrgharidus ja võin saada spetsialistiks ja võin hakata tegutsema. Et see on kindlasti võimalik, et tegelikult ega turul need inimesed hakkama saavad küll, et nad teevad väikseid korterikujundusi ja muid asju ja selle mõttes, et need eurod hakkavad ilusti jooksma kohe. Aga signaalina on see kohutavalt halb, selles mõttes, et kui ütelda tudengite või anda tudengitele siis justkui signaal, et sa oled ka siis nüüd kõrgharidusega, et see 3 aastat on kahtlemata väga napp. Palun. Kuidas sa ise annaksid endale hinnangu, kuidas sa kirjeldasid ennast kui osakonna juhatajat, mitte kui õpetajat, osakonna juhatajat? Kuidas ma kirjeldaksin ennast? Jah, või kuidas sa annaksid hinnangu selle oldud ajal? Õppijat? Õppeosa või nagu õppekava juhi või osakonna juhatajana? Ja, ma vastasin küsimusele. Õppijana. Kujutan ennast kui õppijat. Kuidas garanteerida või tagada seda, et see suletud kord lõpuks, et seal on nagu söödavad võitsid? Kuidas garanteerida? Ütleme niimoodi, et väga oluline kui ka see, et mis sisuga purk ülikooli üldse saabub. Et see võib ka käivitada käärimisprotsesse või aeglustada, et see on kahtlemata oluline. Ma mainisin ka siin seda, et oluline jõuda õppijale ligidale, et mõista, mis on tema nagu spetsiifiline koostis just. Et näha tema unikaalset sisu ja mõista siis seda, et mis on need komponendid, mida sinna lisada võiks. Ja, see on väga tähtis, et see tahab päris suurt süvenemist, aga kunstliku teema voorus on see, et meil on personaalselt õpet väikeste gruppide tõttu võimalik teha läbi viies.
oluline. Mul on küsimus, et antud meetodil miks läbi viia just sisearhitektuuri õpet, miks mitte urbanistikut, kunsti, tootedisaini või sootuks, miks mitte uus eriala EKA-s? Ma arvan, et igat eriala saab õpetada erinevate meetoditega. Mina olen valinud selleks sisearhitektuuri, kuna mind on õpetatud sisearhitektiks. Ja ma mõtlen, et mis mind nagu sisearhitektuuri puhul, mis mind sisearhitektuuri osas nagu toidab, ongi tegelikult see, et ta on inimvõtmeline, inimlähedane. Ja ma leian, et seal on väga palju jätkuvalt selliseid avastamata kvaliteete, millega on inspireeriv tegeleda, et uurida inimest, mõista inimese nagu rolli ja eksimust suuremas skaalas. Aga iga õpetuse puhul on mingi teatav telg ikkagi tähtis, et kogu ettevõtmine vajuks liialt laiali. See on nagu oluline. Jüri. Suur tänu, Hannes, ilusa sisuka loengu eest. Sellest diagrammi loogast jälgides läks aeg, 45 minutit läks väga ruttu. Ma tahtsin küsida ja seal tegelikult jätkuks esimesele küsimusele, mis natukene liikus sinna poole ka päris seda, mida mina näiteks teada tahtsin, sai avanud. Nimelt seal esimesel või põhidiagrammil on takistuse momendid. Ja loomulikult aru saades sinu loogikast ja pedagoogika printsiipidest on julgustav teadmine, et seal on turvalisuse tagamisega tegemist. Ja loomulikult see turvalisuse tagamine järgneb siis sellele, et on olemas mingi alus all olev kaart, mida teiste sõnadega saab jällegi õppekavaks niimoodi. Ma mõtlesingi, et kui nüüd küsida küsimus selle vasakpoolse kihistuse kohta, et võib-olla paari sõnaga avaksid põhilisi kriitilisi elemente sisearhitektuuri osakonna õppekavas, mitte ainepunkte lugedes, vaid just nimelt, mida sina pead oluliseks, mida on seal erialalist. Ja samas veel spetsiifiliselt võib-olla sa kommenteeriksid, minul jäi arusaamatuks ühe küsimuse sees esitatud väide, nagu osakond ei tegeleks materjali uuringuga. Kas materjali uuringutel on sisearhitektuuri sama? Ja materjali uuringutel on väga suur roll ja koht, et meie teadur Kärt Ojavee on väga jõuliselt materjali uuringud ja sellega kaasnev kvaliteeti osakonda toonud, et sel teemal on kaitstud magistritöid, tehtud mitmed näitusi ja materjalide uuring ja materjalidega tegelemine on tänasel hetkel integreeritud osa nii bakalaureuseõppes kui ka magistriõppes. Aga võib-olla see segadus tekkis sellest, et kas me peame silmas valmis materjale, sealt materjalide siis pakkujate poolt tulnud materjali tehnilisi omadusi või materjal kui disainiprotsessi algpunkt, et see materjalidega tegelemine kaldub just nimelt sinnapoole, et meie tudengid on tegelenud siis erinevate materjalidega, otsides uusi kvaliteete, mis siis kogu interjööri või siis ruumiloomet oma omadustega võiksid mõjutada. Aga nüüd, kui küsimuse esimese poole võrra tagasi tulla, võib-olla paari sõnaga õppekava, ideaalse sisearhitektuuri õppekava põhielemendid. Põhielemendid. Meie tegelikult see õppekava on olnud, jätkuvalt on tegelikult ikkagi traditsioonidest kantud. Kogu see liikumine siis skaalaliselt väiksemast objektist suurema suunas on jätkuvalt selgelt mustrina näha, et väiksemateks objektiks on siis tool või pink ja jõutakse siis kuni siis avalike ruumide siis ka siis eramaja on see kuskil vahel, et nende objektideni nagu välja.
võib-olla miinuseks on ikkagi tegelikult ikkagi selgelt see, et tegemist on kõikide enamike ainete puhul sissejuhatustega. et lihtsalt nüüd kvaliteet põhjalikult edasi anda on väga keeruline. Mõtlen nii, et noh, võib-olla senisest veelgi enam tuleks ehk tegeleda nagu prototüüpimisega ja ehk senisest veelgi enam tuleks tegeleda uuringutega siis erinevate disainiprojektide ümber. Et magistriõppes sellega on tegeletud küll ka, et need kvaliteedid on nagu sinna juurde nagu tekkinud, aga arenguruum on seal ikkagi päris palju veel. Et võib-olla siis kõige selgemalt ma võib-olla vastaks niimoodi, et ehk siis selline teadusuuringute mõõdet, seda võiks enam olla ka veelgi õppes. Uurimuslikku osakaal võiks olla süstemaatilisem ja tugevam. Suur tänu, Hannes. Keskenduksin ühe sinu skeemi juurde, mis on see juurestikuga õunapuu ja need õunad. Ma sain aru, et sa rääkisid virtuaalsetest õunadest. Need võiksid olla need tulevikus omandatud head võimed, teadmised, oskused, mida saab rakendada, aga ma ise töötan arstprojektis ja seal on meil nii arhitekte kui sisearhitekte ja arvame, et tegeleme tõsiste loominguliste väljakutsetega. Aga mida ma kõrvalt näen, ja mis minus valmistab üllatust, et samas teaduskonnas arhitektuuri eriala lõpetanud noor arhitekt, tema tuleb üsna mitme korraliku õunaga meeskonda. Ja need on reaalsed õunad. Selles mõttes, et nad saavad kohe hakata nagu üsna jõuliselt panustama nagu loomeprotsessi. Aga nüüd sisearhitektistest lõpetajate ka lugu teise. Ja tegelikult küsimus, kuhu ma tahan püüda, need on sinu enda kirja pandud tekstid ja sõnad, kus sa ütled, et sind siseruum väga ei huvita, õpetuses ka mitte. Ja tegelikult see skeem järgmine selle inimesega, see ju illustreerib ka seda ideed, mida sa oled ellu viinud, et see on selline laiapõhjaline ruumiloome, spatial design, ruumiloome alane nagu õppetöö või tegevus, mida sa oled nagu ellu viimas. Ja see küsimus ise on see, et tegelikult tagasiside, mida ma siis hariduskomisjonis olen näinud, on see, et koolist lendu tõusvate sisearhitektide pädevusega on suuri probleeme. Õigemini see ei ole piisav, et hakata siis panustama sisearhitektuuri peale akadeemia lõpetamist. Küsimus nagu ikkagi on see, et kui me räägime sisearhitektuuri koolkonnast ja selle jätkumisest, et kus need sisearhitektid siis ikka peaksid tulema, kui nad EKA-st ei tule. Kas sinu poolt vaadates on näiteks võib-olla mõistlik variant, et on veel üks kõrgkool, kes siis tegeleb sisearhitektuuriga nagu siseruumi piiridest ja siis on see spatial design, ruumiloome, mis võib sellise eksperimentaalse otsiva suunaga nagu eraldi olla. Siin küsimus on muidugi kaks väidet, millele ma võiksin vastu vaielda. Esiteks ei saa väita, et meie osakonna viimasel ajal lõpetanud ei saaks kuskil bürootöödega hakkama, et seda ei saa nii öelda. Teine väide, et mind ei huvita siseruum, on minu arust samamoodi eksitav, või see on siis kuidagi meelevaldselt tõlgendatud. Ja ma arvan, et see kontekstist välja võetud, siis sellisel juhul see väide. Minu jaoks on väga oluline selle mõttes kogu eriala eelneva ajalugu, eelnevad traditsioonid ja me üritame noortele õpetada seda, et kõik see, millele meie praegune tegevus siis toetub, ei ole see kuskil kosmosest ühtäkki sadanud, vaid seda on kiht-kihihaaval üles ehitatud. See on olnud hästi selles mõttes ka süstemaatiline tegevus.
ja süstemaatiline rakendamine. Sisearhitektid, no mõtleks Kunstiakadeemiast tulema, kus siis maalt? ja see oleks juba hea. Ma olen ka selle peale mõelnud, kui sa tuled gümnaasiumist ülikooli, siis seal eeldatakse, et kui sul öeldakse kolmnurk, et sa tead, mis see on, sa tead, mis tüüpi kolmnurkasid on, sul on võib-olla alles oma gümnaasiumi viilikust saab mõnda valemit spikerdada. Aga nüüd, kui sa lähed büroosse, sul öeldakse uste spetsifikatsioon ja siis sa ei tea sellest, seda, mis on uks, aga sa ei tea, mis see on, et või siis büroo on see koht, kus sa alles hakkad seda õppima, aga see on sellis. Ja ma arvan, kindlasti büroo on ka see koht, kes peaks siis selles haridusse panustama. Et kõrghariduse roll, mismoodi mina kõrgharidust näen, siis kõrgharidus peab tegelema tulevikuga, aga büroo tegeleb kahtlemata tulevikuga. Et see haridus, ideaalne haridus on büroo ja siis akadeemia sümbioos. Ma räägiks büroodest, ma räägiksin loomingulistest meeskondadest ja kindlasti on raske nõustuda sellega, et need meeskonnad tegelevad olevikuga. Tähendab, kui me võtame ainuüksi ülesandeid, kui me räägime ühiskondlikest objektidest, kus on paika pandud eesmärgid, jälle see miks ja kuidas. Tegelikult ei saa öelda, et büroodes töötatakse lähtudes oleviku küsimustest. Kui loominguline büroo ei suuda tulevikku orienteerida ja vaadata, siis ta võib oma tegevuse lõpetada täitsa kindlasti. Siiski ma arvan, et akadeemia on tulevikku vaatavam kui büroo praktikas, et kui nimetame seda siis loominguliseks kollektiiviks. Et mulle väga meeldib see sinu suhtumine loodusesse ja see loeb nüüd sellest pedagoogilisest küljest kõik on väga õige. Ja ma mõtlengi, et see loodusse suhtumine, see võiks kuuluda kõikide kõrgkoolide või juba gümnaasiumi tasemel inimese õpetusse, et temast kujuneks selline terviklik. Aga kuna tänapäeval on ikkagi kõik erialad väga spetsialiseerunud, kui vanasti oli üks külavelsker, siis tänavu on iga kehaliikme jaoks eraldi kliinik, eks. Et ma arvan, et nii on kõikidel elualadel, et see meie elukutse on ka ikka väga spetsiaalne eriala, mida peab täiesti teadlikult õppima. Ja ma olen käinud ka vahehindamistel koolis, mitte nüüd väga tihe käia, aga ühes kohas mäletan küll, et need kursusetööd ei olnud väga erialased, sisearhitektuurialased. Ja mul oli seal väga palju küsimusi, et niisugused elementaarsed asjad, mida minu ajal näiteks õpetati. Ja siis ma juba mõtlesin, et kas need tudengid elluhinne raskustesse ei jää. Ja nüüd ma mõtlengi, et kui sa niimoodi neid õpetad, nagu sa praegu õpetad, et mina näiteks, kui ma praegu võiks elukutset valida, ma läheks ka loodust võib-olla õppimas ja kõik on fantastiline. Aga kui nad tulevad nüüd meie pakast sisearhitektuuri erialal, kellena nad tööd saaksid elus? No enamasti töötavad meie vilistused, kes on äsja lõpetanud sisearhitektuurina büroodes. Aga kuidas nad hakkama saavad? Minu andmetel hästi. Küsin seda, et aastaid on olnud sisearhitektuuriks kõrgema konkursiga eriala, aga viimastel aastatel on see oluliselt langenud. Et kas valdkond on kuidagi huvi kaotanud või on midagi muud juhtunud? Kuidas te seda kommenteerite? Kindlasti pean ise ennast siin süüdlaseks ja võtan täielikult süü omaks. Et see on demograafiaga seotud küll ka, aga pärast seda, kui me hakkasime kasutama metoodikat, mis oli võib-olla mõnes mõttes ebakonventsionaalne, konkursi number tõesti kukkus. Aga samal ajal paratamatult kombel ei saa ma väita, et tudengite tase ja lõpetajate tase oleks kuidagi kukkunud. Nii et pigem asjaolu, et konkursi number on muutunud, on seotud selle sõelaga, mille järgi ma siis noori olin. Aga kus nad teavad seda sõela? Kus nad teavad? No selle mõttes neid kõiki konkursi tingimusi on ju avalikult tutvustatud. Jaa. Nii et
et ma ei tea, meie praegust tänaste tudengitega, mina isiklikult olen väga rahul. Sa räägid kasvatamisest ja meetoditest, aga äkki sa avatud, et milliseid kasvatusteooriaid, pedagoogika, milline on kogemus, oled sa õppinud midagi sellele, mis on see, millele sa kodudega asja baseerid? No ma olen amatöör selles osas, et ma ei ole seda õppinud, ma vastab tõele. Ja no see ongi tegelikult laiem probleem kõrghariduses, et meil ei ole ju professoriteks kasvatuslike eriteadmistega inimesi, et inimesed tulevad ikkagi praktikast, et sellist nagu õpetamist tuleb justkui endal nagu palju otsas õppida. Noh, ise olen seda samamoodi teinud, et eksimiste ja siis avastamistega ja märkamistega ja tegelen pidevalt enda harimisega sellel teemal, siis nagu täiendav vormis. Kas on saalist veel küsimusi? Midagi, kas see muudaks midagi teadusõppekavas, kui see rääksid? No mina näen tegelikult õppekava ikkagi dünaamilisena, et selles mõttes, et see õppekava on ju pidevalt arendatud. Noh, meil on seadusega ette, eks ju, antud see piir, kui palju võime õppekava ühes siis õppeaastas nagu muuta. See on väga mõistlik piir. Ja noh, ma usun, et õppekava peab olema elav ja pidevalt nagu häälestuma vastavalt siis vajadustele ja vastavalt ka tegelikult tagasisidele ka neid aspekte nagu arvestades, et mida räägivad siis ka tööandjad, mida räägivad tudengid, mis sünnib maailmas ja mis tuuled siis haridust puhuvad, et neid aspekte arvesse võttes siis tuleb, mina leian, et tuleb pidevalt õppekava arendada, jah. Et ta selles mõttes ma seda kindlasti seda väita, et jah, nüüd on ta paigas ja nüüd ta nii palju on, et ta on tegelikult ikkagi suhteliselt nagu staatilise nagu säinud. Ma olen nõus sellega, et õppeainete nagu teemad on justkui nagu varieerunud, aga kui vaadata nüüd seda mustrit või kogu õppekava ülesehitust täna või vaadates näiteks 10 aastat tagasi, siis ma arvan, et on üsna sarnane. Meil on praegu osakonnas 3 õppekava. Eestikeelne bakalaureus, eestikeelne magister ja ingliskeelne magister. Päris suur koormus. Väga suur. Kuidas sina näed, kuidas sina näed, millised suunad ja kuidas sa arvad olevat õige organiseerida neid 3 suunda, mis sa pead õigeks, et kõigi 3-ga tegeleda? Me oleme rääkinud oma lähima meeskonnaga osakonnas ka ja ma kuidagi leiangi seda, et see tuleb tegelikult ikkagi meeskonna vahel, et need vastutusvaldkond ära jagada, et see, kui ta on ainult ühe inimese nagu justkui juhtida, siis see ei ole vast väga jätkusuutlik. Et praegu need õppekavad, millest jutt on, et nad on siin vahepeal sulgunud ja taaskäivitatud üsna hiljaaega ja päris palju ka meeskonnast on just äsja vahetunud, on nüüd õigene täienenud. Ütleme niimoodi jah, et tuleviku perspektiivi näen jah, et siis seda koormust jagada. Kas sa tooksid mingid prioriteedid ka välja, mis on need õppekavad, mida sa pead oluliseks? Ise? Jah, arendada. Magistriõppe kindlasti. Jah. Kas on õige, nüüd aastas 2018 sügisel avati siis 2 magistriõppekava, on nii? Meil on just nimelt 2 magistriõppekava. Ennem seda oli ingliskeelne aine ja siis, kui nüüd eestikeelne avati, siis ma sain aru, et 6 sisseastajat olid, kellest 5 tükki valis eestikeelse ja siis ingliskeelsel õppekaval on 1 tütarlaps, on nii? Ja ingliskeelsel õppekaval on 1 tütarlaps, just. Kuidas õppetöö toimub, et siis on üheks õppekavas on 1 üliõpilane? Jaa, no see õppekava toimub praegu integreeritud, samamoodi nagu see toimub vahetusüliõpilastega Erasmuse programmiga tulnud vahetusüliõpilastega, nad lihtsalt
integreeritakse siis olemasolevasse programmi. Tähendab ühesõnaga siis ingliskeelne üks võtab loengutest siis eestikeelsete, osaliselt eestikeelse magistriõppega loengutusosa. Kui te saaksite valida ainult ühe magistriõppekava kumb jääks siis eestikeelne või ingliskeelne? Kumb jääks, jah. See on hea küsimus. See on päris keeruline nagu vastata. Keel on tähtis, väga tähtis. Gregor Taulisimist küsis ka seda keele olulisust. Keeles on tõesti väga oluline sisu. Samas on meie nägemus praegu selline, et seda rahvusvahelist ja interdistsiplinaarset platvormi hoida, et saada siis rahvusvahelist sisendit ja ka erinevalt erialade sisendit, see on ka samamoodi tähtis. No, kui ma nüüd räägin tegelikult sellest lühikesest pakast, siis praktika on tegelikult näidanud seda, et paka on lühike ja oluline on neid omi Eesti tudengeid enam koolitada. Nii et miks pean kahjuks kalduma sinna poole, et ma oleksin eesti keeles magistriõppe. Kui ma näen tegelikult kvaliteeti kindlasti. Ja tegelikult see, kahjuks on sellele küsimusele raske nagu ei ja nagu skaalas nagu vastata. Seepärast, et no see on see, et selle mõttes, et seal on integreeritud selle mõttes, et ma arvan, et tegelikult see nii-öelda rahvusvaheline sisend on ka samamoodi oluline kvaliteedi nagu siis tõstmisel. Aga kui niimoodi peaks niimoodi nagu kahe halva vahel valima või kahe nagu piiratud võimalust puhul valmis, siis ma vist valimaks tehtud nagu nii. Kui sa plaanid nagu rahvusvahelist asja ajada, mis on väga kena asi tegelikult ja aitäh, et huvitav mõelda eest. Aga et see lugu, et kuidas erialase terminoloogiaga asjad on, et kas seda ei peaks ka kõrgkool arendama nii eestikeelset kui siis eesti- ja inglisekeelset? Ja kindlasti ka, selles ei ole kahtlust, et erialased terminoloogiat tuleb arendada. Sest et kui vaadata Eesti Keele Instituudi kodulehelt, seal on arhitektidel on juba oma arhitektuuri oskussõnastik. Kui panna otsingusse sisse sisearhitektuur, siis selline sõna puudub. Hea meelega jagame selle sõnastiku. Aga kuna aeg on ümber, siis täname Hannest ja täname kuulda.